Kõik paanitsevad selle vastastikuse mõistmise memorandumi pärast ja ma saan aru, miks. On väga lihtne selle hüsteeria ja draamaga kaasa minna, kuid kui tegelikult fakte vaadata, siis arvan, et lugu on veidi teistsugune, kui meile räägitud on. Mina olen Mirga Mirgeshan, JNS TV. Alustame põhitõdedest. 1 aasta tagasi südaööl tapeti iga viimane Iraani sõjaväe ja revolutsioonilise kaardiväe komandör samaaegselt sama 10-sekundilise ajavahemiku jooksul Iisraeli ja USA poolt. Staabiülem, kutsivägede komandör, tema asetäitja, õhutõrjekomandör, ballistiliste rakettide programmi juht, luureülem, kaitseminister, tema peanõunik ja terve meeskond juhtivaid teadlasi, kes töötasid aktiivselt Iraani tuumarelvaprogrammi kallal. Hajutatud mitmesse linna, erinevatesse kompleksidesse, mõned mabasid korterites, mõned sügaval maa-alustes punkrites, kõik nad tabati ootamatult, ilma hoiatuseta ja võimaluseta põgeneda. Kui rünnakute vahel oleks olnud isegi mõneminutiline viivitus, oleks neil ehk õnnestunud põgeneda. Sellise operatsiooni keerukuse hullumeelsus on peaaegu hoomamatu. Nagu ka selle taga olevad mõistused, kes on algusest peale mõelnud väljaspool raame ja reaalsuse piire. Viimastel kuudel oleme olnud tunnistajaks mõnele erakordsele sõjalise jõudemonstratsioonile, mida varem oli peaaegu võimatu ette kujutada. Ja sellel on põhjus, miks ma teile seda räägin. Näete, on olemas 2 tüüpi optimiste. Esimene tüüp on rumal optimist, eitav optimist. Nad usuvad, et kõik laabub alati ideaalselt ja see on petlik optimism. See ei ole selline, mis mulle meeldiks. Aga teine tüüp on realistlik optimist, kes mõistab, et asjad ei saa olema lihtsad, kuid kui vaadata fakte, siis tead, et sul on olemas kõik, mida vajad, et ees ootavate raskustega toime tulla. Selline optimist olla ei ole tegelikult harimatu. See tähendab reaalsuse selget nägemist ja just seda me nüüd siin tegema hakkamegi. Sest selle vastastikuse mõistmise memorandumi mõistmiseks pead sa meeles pidama selle kokkuleppe konteksti. See, mida Iisrael viimastel aastatel saavutas, on tõeliselt imeline. Osa sellest saavutati ilma täielikult toetava Ameerika administratsioonita, mitte nii, nagu enamik inimesi eeldab. Pantvangid toodi koju, iga viimane neist, kaasa arvatud need, kelle kohta öeldi, et nad ei saa kunagi tagasi tulla. Iisraelile öeldi, et nad ei tohiks rahvasse siseneda ega teha paljusid muid asju, mida nad siiski tegid, ja just nii toodi pantvangid koju. Eeldus, et vaoshoitus ja kokkulepped toovad paremaid tulemusi, on sageli vale. Ja need inimesed, kes seda ütlesid, osutusid õigeks. Hezbollah, kellel on 150 000 raketti ja juhitavat raketti, mis on suunatud Iisraeli linnadele, see on suurim mitteriiklik terrorirelvastuse arsenal ajaloos, on nüüdseks kaotanud suure osa oma võimekusest. Nende juhtkond on kadunud. Üle 90% neist relvadest on hävitatud juba enne, kui neid kasutati. Turvavööndis Lõuna-Liibanonis, mis on esimene tõsiseltvõetav puhvertsoon, mis Iisraelil sellel piiril üle põlvkonna on olnud. IRGC tööstusbaasile tekitatud meeletu majanduslik kahju ulatub sadadesse miljarditesse dollaritesse. See on midagi, mida nad on aastakümneid üles ehitanud. Ja lõhe, mis selle hävingu tagajärjel režiimi ja Iraani rahva vahele on tekkinud, on hoomamatu. Režiimid, mis ei suuda oma rahvale midagi pakkuda, kukuvad lõpuks alati kokku ja Iisrael on mitmel moel loonud tingimused just selleks. Ja siis on veel see, mida Netanyahu on nimetanud kõigist suurimaks saavutuseks. Hirmubarjääri murdmine. Sest aastaid oli arusaam, et võib-olla saab Iraanis läbi viia salajasi operatsioone, võib teha sabotaaži, kuid Iisraeli õhuväge käsib Iraani õhuruumi tuhandete kilomeetrite kaugusele saata ja seal edukalt tegutseda ei olnud võimalik. Tabajärjed oleksid ettearvamatud, sammud oleksid liiga ohtlikud. See arusaam omas tugevat tõmmet, mis kujundas Iisraeli strateegilist mõtlemist aastakümneid. Ja siis Iisrael tegi selle ära ja maailm ei lõppenudki. Ja Iraan ei suutnud midagi tagasi pöörata ning selgus, et see tõke on alati olnud peegel, mis peegeldab Iisraeli enda kõhklusi talle endale tagasi. Ja kui seekord ületati, siis see jäigi ületatuks. Ja Iisraeli julgeolekudoktriin muutus jäädavalt. Iisrael on täis hämmastavaid saavutusi nii koos Ameerika Ühendriikidega kui ka ilma nendeta ja see ei muutu. Mis on muutunud, on see, et Iisrael ei lepi enam lihtsalt vaenlastega, kes vannuvad neid hävitada, ilma et nad tõsiselt töötaksid selle nimel, et seda ei juhtuks. See on õppetund, mille Iisrael on selgeks saanud ja nende vaenlasi ei tohi alahinnata, isegi kui Iisraeli liitlastel pole sama arusaama, mille iisraellased on endale selgeks teinud. Kuigi kui minult küsida, siis tundub, et Ameerika Ühendriigid on viimasel ajal hakanud mõistma kõike seda, mida iisraellased juba loomupäraselt teadsid, et radikaalsete terroristidega ei saa läbi rääkida. Ma arvan, et meil on selle kohta tõestus olemas ja tegelikult ei pea kaugemale vaatama kui Vance'i nägu, kui Iraani esindajad teda viimaste läbirääkimiste voorude ajal ignoreerisid. Ja selle mõttega räägime nüüd sellest kokkuleppest, mis ei ole allkirjastatud leping, hoolimata katsetest seda sellisena näidata.
see vastastikuse mõistmise memorandum ehk MOU, mis allkirjastati Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel eelmisel nädalal, on tekitanud üsna palju ärevust, mis on ka arusaadav, sest pakutud kokkulepe on murettekitav. Kuigi see on vaid vaherahu pikendamine, ei ole selle sisu eriti hea. See memorandum ei käsitle Iraani ballistiliste rakettide programmi, millega nii Iisraeli elanikud kui ka Pärsia lahe riigid on juba ohuga kokku puutunud. See ei käsitle Iraani toetust oma käsilasrühmitustele kogu piirkonnas, mis on sõna otseses mõttes loonud kaootilise terrorismi kogu Lähis-Idas. See avab Hormuzi väina, kuid jätab Iraani ilma võimaluseta kehtestada transiiditasusid pärast 60-päevast läbirääkimiste perioodi. Iraani ametnikud on juba öelnud, et väin jääb Iraani haldusse. Ja kui te ei saa aru, mida see tähendab, siis see tähendab, et nafta hind tõuseb püsivalt ilma lisakuludeta, mitte ainult maailmasündmuste põhjal. See sisaldab $300 miljardi suurust taastamisfondi Iraanile, mis on raha, mida nad kindlasti kasutavad tuumarelvade ja oma prokside taastamiseks, isegi kui leping nõuab, et nad tõestaksid vastupidist. Ja see allkirjastati. Samal ajal kui Iraani tuumataristu on juba hävitatud, selle sõjaline juhtkond kõrvaldatud ja majandus vabalanguses, mis tähendab, et Ameerika läks Iraaniga läbi aegade tugevaimasse läbirääkimiste positsiooni ja tuli välja kokkuleppega, mille kohta paljud tõsiseltvõetavad inimesed, sealhulgas paljud tõsised vabariiklased, arvavad, et see andis ära liiga palju. Mul on teooria, kuidas see juhtus. Kui Trump valis kahe võimaliku eelkäija, Vance'i ja Rubio vahel, andis ta Vance'ile võimaluse teha seda omal moel, millega Rubio ei nõustunud. Ja kui Vance oleks läbi kukkunud, oleks Rubio võinud ohjad enda kätte võtta. Midagi, millega ma isiklikult oleksin rahul, on see, et ma arvan, et Rubio mõistab tõenäoliselt Lähis-Ida ja maailma olukorda selgemalt kui ükski teine võimalik tulevane Ameerika president. Aga isegi kui Rubio võidab järgmised valimised tänu režiimi edukale kukutamisele, sest Vance'i kokkulepe lihtsalt laguneb, nagu praegu tundub, tuleb lõpuks Ameerika Ühendriikide juhtpositsioonile keegi, kes ei mõista Lähis-Ida tähtsust. Islamiseerimise plaanid, mis on haaranud nii USA kui ka Euroopa ning mille eesliinil on olnud Iisrael. Ja see ongi tulevik. See, mida inimesed praegu selle vastastikuse mõistmise memorandumiga kogevad, on aindus sellest tulevikust, milline see võiks välja näha, kui võimul on keegi, kes püüab kasvavale ameeriklaste rühmale meele järele olla, kes arvavad, et sekkumine ei ole hea. Hea uudis on aga see, et praeguse seisuga tahavad iraanlased ise selle kokkuleppe nurjata, sest nagu sa juba tead, nad ei olnud kunagi ise tõelisest kokkuleppest huvitatud. Kui minu teooria on õige, saame me sellest peagi teada. Rubio suundub sel nädalal Lähis-Idasse ja on silmatorkavalt jätnud kogu kokkuleppe avaliku kaitsmise Vance'i ning nende inimeste hooleks, kes on Rubio tegevust aastaid jälginud. Nad leiavad, et on leebelt öeldes mõeldamatu, et ta loobuks oma pikaajalistest välispoliitilistest seisukohtadest, et hakata toetama kokkulepet, mis annab Iraanile $300 miljardi suuruse taastamisfondi vastutasuks lubaduste eest, mida nad kunagi ei täida. Ma arvan, et on selge, et me kõik loodame, et see kokkulepe ei sünni. Mitte ainult sellepärast, et see tõestaks, et Iisraelil oli õigus, vaid ka seetõttu, et on tõesti hirmutav, kui Iraan saab selle, mida Vance neile lubab. Aga see, et see on hirmutav, ei tähenda, et me ei suudaks sellega toime tulla. Ja siin on see, mida ma tahan, et sa kogu selle ebakindluse juures meeles peaksid. Ma ei palu sul uskuda, et kõik saab korda lihtsalt sellepärast, et kõik on alati korras ja Jumal on Iisraeli poolel. Ma palun sul vaadata konkreetseid, dokumenteeritud ja kontrollitavaid tõendeid selle kohta, mida on ehitatud, mida on tõestatud ja millest on läbi murtud. Ja mõista, et need samad inimesed, kes seda kõike tegid, on endiselt siin. Ja nad mõtlevad endiselt, juhivad endiselt tõestatult pädevuse positsioonilt, mille nad on omandanud kõige raskemates ja keerulisemates oludes. Ja et ees olev tee võib olla raske, kuid me oleme põhimõtteliselt tugevamad, võimekamad ja ohtlikumad vastased kõigile, kes meid ähvardavad, kui me oleme kunagi oma ajaloos olnud. Ja see on tegelikult ainus järeldus, mida tõendid vastastikuse mõistmise memorandumi puhul tegelikult toetavad. Mina olen Jerke ja kohtume järgmisel korral.